räme skämm. Ma pidin maksma täispileti. See on naljakas. Nagu siin on kirjas, et 25-aastased või aastaseni või mis iganes on tasuta. Ja siis ma olin nagu, palun mu ID ja siis ta mingi, sa oled 25,5, sa ei saa. Okei. Ehk siis kui ma oleks 25 ja 1 päev üle, siis ta oleks nagu, sa oled 25 ja 1 päev üle, sa ei saa. Okei. Mida iganes. Tere hommikust! Täna on siis tõesti hommik, nagu kell on 7 läbi natukene ja hakkame siis minema sinna Delfi poole. Lihtsalt kerge info. Tuul on natuke, aga muidu on väga mõnus. Öösel oli väga rahulik. Nii et jah. Nii on lood. Teen vorstiga tiiru ära, Kärtu peame ennast nii kaua riidesse ja siis lähme sõidame alla ja vaatame siis edasi. Seal pidi parkimisega nagu kitsas olema, et siis lähme vähemalt haarame parkimiskoha ära, võib-olla tukkume natuke edasi ja siis lähme. Aga noh, igastast kõigepealt alla sõita, sinna alla. Seal, kus see teeriba läheb. Mööda seda saame minna sinna siis. Nii et siuksed lood, ühesõnaga, aga hommikul ka siin ikka endiselt päris ilus. See on positiivne. Tere tulemast Antiik-Kreeka maailma keskpunkti Delfisse. Delfi asub Parnassose mäenõlvadel keset Kreeka karget ja kivist maastikku. Antiikajal usuti, et just siin asub maailma keskpunkt. See oli paik, kuhu tuldi küsima nõu Apolloni templisse ja oraakli juurde, kelle vastuseid võeti tõsiselt nii valitsejate kui ka lihtrahva poolt. Delfi ei olnud ainult püha koht, see oli kohtumine usu, poliitika ja inimlike kahtluste vahel. Siin tehti otsuseid, mis mõjutasid terveid linnriike. Täna on alles varemed, aga maastik ise räägib palju. Mäed, kiviteed ja vaikus loovad tunde, et see paik on alati olnud rohkem kui lihtsalt tempel. Delfis ei ole raske mõista, miks inimesed siia vastuseid otsima tulid. Korrata seda. Ei, ma ei taha. Räägi kõigile. See on Apollo. Tema juurde sai käia küsimas asju. Näiteks, kas täna õhtul saab kitse süüa? Siin siis oli see Apollo tempel. Siin käisid nad palvetamas. Eks palvetamine õigus on küsimas. Saime pesu pesema, nagu parkimisega oli nagu oli, aga saime kuidagi jätsema siis. Saime kuidagi, jah. Nii et nüüd peseb, nüüd on meil pool tundi vaba aega. Ja siis me peame veel kuivatsi panema ja siis jõudsime tänasesse ööbimiskohta väike merivahelduseks. Ma võib-olla lähen isegi vette. Võib-olla läheb. Võib-olla. Saad selle kaasa võtta siis. Seda ei saa. Selle saad ära lõhkunud. Teise võid võtta siis. Teise võin võtta, eks seda, ma ei saa, selle saad siit katki teid. Selle saab. Sa tegid katki. Paned selle Sa tegid katki.
Sa tegid katki. Igatahes seal üks naine peseb ennast, tahaks teada, kas me saame ka seal pesta. See oli põhjendus, et siia tulime tegelikult. Jah, saaks siin õues pesta. Õues on ikkagi palav. Täna on 20 kraadi. Ja, et saaksime ennast korda puhtaks. Aga vaatame, pesu saime 10 euriga pestud. Tere! Õues on 20 kraadi. Siin on meri. Ja ma otsustasin, et ma lähen merre. See lõpeb ilmselt nutuga, aga ega soe ei ole, ütleme nii. Soe ei ole. Kohe on see kriitiline piir tuli ära. Oi, ei tea. Ma olen juba vees. Aga siin läheb nagu sügavamaks ka või? Kui soolane see vesi on! Siuke elu meil siis Kärt on seal bussis. Seal paremal pool on dušš. Täna on 1. aprill. Nii et tegelikult on ammu juba suve, ma arvan, see vesi siin. Kurat, see ujumine on ikka mõnus asi. Aga siin on räigelt soolane vesi nagu. Kui ma alguses ütlesin, et see lõpeb nutuga, see ei. Ma üldse ei kahetse seda otsust, et ma siia vette tulin. Üli mõnus lihtsalt. No siin on täiesti supp lihtsalt, siin kohas. Siin madalas. Üli hea. Ma olen väga rahul asjaga. Aga nüüd pesema ja siis saab süüa ja teha ja kõik muud head asjad. Insu shower time. Ma lähen inem peale kohe hiljem. Saan ka lõpuks pestud. See merevesi oli ikka päris soolane, nii et... No, hommikul lähed ka või? Ma ei tea sulle praegu öelda sellist asja. Kui õues nii soe ei ole, siis ilmselt ei ole väga mõnda. No, praegu on õues ikka soe. Ta on kütnud ka terve päev. Ja mingi 20 kraadi on õues. No see vesi, ma ei tea jah. See on ikka päris soe. Nagu vesi oli meres soe. Aga jah. Vast ära see murus hakkad robile pärast. Üritame patsi kummilaht saada ja siis saan ka oma jõuks. Pane nüüd see kaamera ära, ma tahaks mingid muid osasid ka pesta. Olgu. Me oleme juba tudulas põhimõtteliselt. Tegime süüa, sõime peale pesemist. Ja nüüd lähme tuttu või noh, kell on 8:30. Ja lähme voodisse, ma vist loen raamatut veel natuke ja siis Kärt mängib oma linnamängu ja värk-särki. Pakkisime juba kokku, täna on siin normaalne. Meil siin riided veel kuivavad natuke pesu pesemisest, osad asjad teed niiskeks ja rätikud kuivavad ja no hull segadus on. Vorstajas veel vee ümber, no igast jama ühesõnaga. Aga... Vorstivesi oli nii väike asi. Aga pidel. Aga see on siis meri, mille me tudime. Päike on juba kenasti looja läinud. Starlingi panime katusele niimoodi. Siuke pesunöör jookseb siit, aga noh, pole hullu, midagi pole teha. Ma tellisin enne ära minekut tegelikult omale kõik need asjad, et ma saaks Starlingi panema magnetiga katusele, aga see pakk sai kannatada, Amazoni pakk sai kannatada tee peal. Ja siis Amazon võttis selle paki tagasi. Ei saatnudki mulle. Nii et mul on nüüd ainult 3-meetrine kaabil ja see ei ulata hästi. Võib-olla on see isegi 2-meetrine. Ma arvan, et see on 3-meetrine. Igastades vahet pole, me läheme magama, hea tööd. Tere hommikust. Me siis
täna magasin ja Ints magas ka 10 tundi. Mingi 11 läksime magama ja siis 9 ajal ärkasime. Nii. Aga tänane plaan on ikkagi jääda siia, natuke siuke chillim päev. Päike juba lahmub minna, nii et ma panin päiksekreemi igale poole. Ja nüüd teeme söögid ja siis juba siis on juba lepopäev. Tulime jalutama. Aga ei tea. Pall on katkinud. Sa korjad. Tere hommikust! Eile me põlesime ära. See on Ints. Ai. Plätud ka jalas. Mina põlesin põhimõtteliselt ühes kohast, sest et see oli ainuke koht, kus ma päiksekreemi ei pannud. Ja nad siit ka, et kuna siin on püksiäär, ja siis ma siia kohta ei saanud ka panna. Nii et so cool! Anja. Nagu ikka leidsime vett kuskilt. Kuskilt tee äärest. Ma julgen isegi välja keerata seda kraani, ma arvan, et tuleb rämeda survega. Arvad või? Pole veel! Sul tilgub. Saab kiiresti täis. Väga kiiresti saab täis. Aga see on nagu norm mingi tuletõrjevoolik lihtsalt, see ots on ka nii suur selle. Teame. No me tulime siia parkimiskohta või noh, me ei ole sinna jõudnud, sest et see tee oli ikka päris rets. Ja nüüd me natuke kõnnime, et näha, milline see nagu tee on. Sest et ei taha väga bussi lõhkuda. Eriti veel, noh, muidu me tahtsime sinna Waterfallsit juurde minna, aga jah. No mitte küll täna, aga homme hommikul või päeval. Nii et vaatame, mis siis on. Me sõitsime natuke maad sinna üles, aga see tee ei olnud ikkagi nagu kõige parem. Seega... Vahepeal polnudki teed. Polnudki teed. Ja siis me keerasime ümber ja tulime ikkagi
ikkagi siia tagasi, kus me kõigepealt siis tulime ja homme vaatame siis, kuidas me sinna jalutada saame, sinna Kose juurde. Nüüd hakkame pitsat tegema. Me proovime, jah. Peaks sobima. Me võisime mingi 4 tükki pakis mingi pisikesed pitsad, et äkki mahub sinna sisse. Mul on vaid ideks. Näita. Oh, lebo ju. Ülihea ju. Pitsanäid! Kuigi on selle tegemine on veits tüütu, sest et... Jah, peame ühe kaupa tegema neid. Jah. No me saame teha 2 tükki, no oleneb kui kõht teiga on. Noh, igas vaatame. Tudi. Kõigepealt on vaja teada, kui palju neid ja kui millist tembil teha. See on, minu arust oli ainult ahjus oli 220 kraadi, aga ma ei tea. 220 kraadi, jah. Ma ei tea, kas fritis ka oli palju. The product should not be baked in microwave. No shit. Aga miks? Eestis küll mingisuguseid saab. No need on, mis on kuumend, see on nagu toore. Okei. Jah, okei. Tere! Teen vain kooke jälle. Seekord läheb kõik hästi. Ma tunnen seda. Kas suu oma töötab? Nii. Lähme siis matkama waterfallide juurde. Kuskil mägede otsas oleme. Vaated on siuksed suhteliselt vapustavad. Aga mis me siis viimased paar päeva teinud oleme? Väga filminud ei ole. Kaamerat olen vähe käes hoidnud. Aga me olime seal kuskil rannas. Väga midagi ei teinud. Chillisime mingi 2 ööd. Ja, käisime vahe. Põlesime ära. Jalutasime natuke rannas ringi. Möllasime vorstiga. Lugesime raamatuid. No mingid siuksed asjad. No nagu puhkus. Ja puhkasime paar päeva siis kõigest. Anna vorst mulle. Võtta. Ja siis eile me sõitsime siia mäe otsa. Eile õhtul. Tegelikult see tee nagu läheb, kui te sealt näete edasi, meie auto on siit põhimõtteliselt selle põõsa taga. Ja sealt edasi läheb ka tee. Ja see tee läheb siis suhteliselt sinna waterfallide lähedale välja, kuhu me lähme. Aga see viimased 3 kilomeetrit oli see tee on siuke on ju. Ta ei ole kruus, vaid see on mingi, ma ei tea, mis materjal see on neil siin. Aga kui nagu näha on, et vesi viib ära seda vahepealt. Ja siis vahepeal olid mingid betoonist losad ja vahepeal olid, me sõitsime natuke edasi. Ma arvan, mingi kilomeetri sõitsime veel. Ja see läks tee nagu väga järsuks, üles alla ja väga lagunenuks. Et ilmselt me oleks saanud siin alla välja sõita küll, aga ma mõtlesin, et ei hakka siin bussi, et bussi on nii raske, et üles tulla ei saagi üles, vaata. Aga pärast, kui me tagasi tulime, siis oli küll nii, et tegelikult see buss oleks võinud, ma ei tea, kust üles tulla. Väga rahulikult tulime ja bussil ei olnud, ma ei tea, pöörded ei olnud isegi 2000 peal, et väga rahulikult venis silt üles ära ja tulime. Aga vahet pole, siin oli ka hästi rahulik ja ega see väike matk kulub meil ära. Šaakalid olid öösel? Öösel olid šaakalid. Kui me hakkasime magama jääma, ma ei tea, mingi 9 ajal. Mis ajal oli? Oli mingi 9 ajal või kui me esimest korda kuulsime või 10 ajal midagi? 10 ajal oli pigem. Võib-olla oli 10 ajal, jah. Ma kuulsin nagu kaugel siukest ulgumist. Alles mõtlesin, et mingid hundid äkki või midagi. Ja siis me kuulsime ka, kuidas karjakoerad hakkasid klähvima ja mingi... need karjakoerad käisid päris lähedal siin. Ja. Siin on ka mingid jäljed.
No oli kuulda, et keegi korra käis meie auto juures ka. Jah, keegi käis auto juurest ka läbi. Aga mulle tundus, et need olid nagu karjakoerad. Samas ega ma ei tea, kas need šaakalid ka auguvad. Ma ei tea. Ja siis jäi nagu vaikseks. Vaata lambad on. Seal nagu lambad on. Ei, no lambad siin käivad kindlasti, siin ei ole küsimust. Ja siis nagu jäime magama ära. Ja hommikul mingi 5-6 ajal, ma kuulsin lambakellasid ka ju, vaata, ma ütlesin sulle. Ja 5-6 ajal siis ärkasin üles, kuulsin uuesti seda ulgumist ja seekord nagu väga lähedalt. Ja siis ma kuulasin, et see ei ole hundi ulgumine. Ja siis ma mõtlesin, et äkki on kojotid. Siis ma kergelt guugeldasin seal ja tuli välja, et ega siin Euroopas ju kojotte pole. Et on šaakalid. Ja siis, kui ma selle šaakali ulgumist internetis kuulasin, siis mul oli selge, et täpselt sama hääl. Ehk siis šaakalid pidid olema päris siuksed tavalised siin. Ja ongi just siukest mägedes ja orgudes siin chillivad ringi. Aga jah, nad ei ole väga suured. Nad kaaluvad umbes sama palju kui vorst, võib-olla natukene kõrgemad kui vorst, aga muidu suhteliselt siuksed vorsti suur hobune. Ja ma nägin eile ka seda. Et jah, nad ei ole inimesele kuidagi ohtlikud. Aga nüüd me siis matkame sinna waterfallide juurde ja seal peaks mingi koobas vist ka olema. Ja peaks olema eraldi 3 erinevat seda koska siis. Waterfall, jah, mis me inglise keeles kasutame. Et peaks olema mingi 3 erinevat, nii et lähme vaatame. Waterfall ka palju ilusam kui koss. No küll, jah, võib-olla mingi juga või ma ei tea, kuidas. Jah. Igastahes me läheme vaatama. Siit peaks minema tee, aga ma kardan, et see on see tee. Ma ei tea, siit me tuli meile bussi külas ka muidugi, see on siuke ekstreemsem värk. Siit on vaja pärast alla tulla. Aga noh, ma arvan, et väga hull ei ela. Saame hakkama. Igastahes me nüüd otsime seda ja eks me siis näitame teile ka oma waterfall'e. Aga nii palju siis väike kokkuvõte sellest, mis me viimased päevad teinud oleme. Et väga palju ei olnud seal midagi. See on nagu Alice läheks imedemaale raja algus lihtsalt. Aga vaatame. Siit kaudu ta läheb. Nii et hakkame kõndima. Sinna on päris mitu meetrit minna. Jõudsime siis nende koobaste juurde. Ei, need ei ole need koopad veel. Ei ole või? Ei, need on lihtsalt mingi lambi asjad siin tee ääres. Okei, no need näevad välja nagu oleks mingi hauakambrid kunagi olnud. Jep. Pigem on näite sisse. Pigem on nagu hauakambrid. Laip tuleb! Ma näitaks ühte asja praegu, aga ma ei hakka kaamera ees. Keskmist näppu mulle või? Ma ei ütle sulle, mis ma näitan. Joo, võtame. Ja, see on jah mingi siuke. No tundub. Või on mingid sahvrid olnud? Jah. Teine võimalus on need sahvrid nagu. Toolile ei tahistada. Tahaks. Ütleme nii, et see matkarada on täiesti run down nagu. Jep. Täiesti olematu asi. Aga selles mõttes kerge on jalutada ikkagi. See autotee peal me oleks läinud niimoodi. Ja. Ja siin me lähme nagu sirget rada pidi ja mäest alla praegu kogu aeg. Et me ei pea nagu mingid sinka-vonkasid tegema. Ja siin no, mõned need teekohad on siuksed natuke kahtlased ja libedad, aga pole. Ja üldiselt on okei nagu kõndida. käidus. Ei ole raske kõndida. Ja no muidugi võss on ka tohutult No on jah, ma räägin, et siin oleks mingi ühte matšetega venda vaja, kes käiks ringi. No. Ära irrutu. Saame hakkama. Läks ikka natuke lappasse. Natuke läks lappasse. No mitte palju. No me oleme siin autoteel, kus me eile sõitsime, nii et selles mõttes väga lost ei ole. Ei, me ei ole lost, ma tean täpselt, kus me oleme. Tead jah? Jah. Spetsialist. Vorst? Luks. Oleme peaaegu kohal. Mingi 300 meetrit on veel minna. Aga see on kõik allamäge. Kõvasti järsult allamäge. Kärtu higistab juba. Oli maale palav. Mis? Keegi keikutas. See on sisalik, kallis. See on sisalik. Ikka nõus. Ei, see on sisalik. Vorst ei.
No. No. Siin vist on väiksemad. Siin on väiksem, jah. Et ka väiksed inimesed saavad trepist alla. See on küll maailma ime. Ma saan aru, miks siin öeldi, et pange matkasaapad jalga. Ei, see on mingi lambi koht. See ei ole ükski neist kolmest. See ei ole ükski neist kolmest vist. See on lihtsalt. See on lihtsalt. See ei lähe arvesse isegi. Oi, Haidi. Oh my god! Mis asi see on? See vorst ei lähe edasi. Vorst. Joppenpuh. See on nagu kreeklaste arust normaalne asi või? Oot. No sa võid tegelikult mööda seda lõhet endale, mitte selle kivi otsas. No too late. Nii, ma saan selles kinni hoida. Siin on see ka. Opsti. Ins läheb katsub vett. Ma ei tea, kas te üldse kuulate. Jah, ma ei tea. Ei ulatu. Ma olen liiga paks! Ma ei ütleks, et väga soe. Okei. Siin on liiga palju voolu ikkagi. Ja. Sa oled ees? Ma ei ole ees, ma teen ainult ilmus. No seal võiks küll soe olla. Ei ole. Aga muidu väga kena koht. Siuke Instagrami ka. Olgu, lähme nüüd vaatame, kas leiame koopad ülesse ja siis hakkame tagasi pantsema. Jõudsime mingisuguse kirikumoodsesse asjaolusse. Tule siia. Pigem siuke koobas, mingi kaameragi. Väga siuke lugu. Igal pool ikka mingi kirik. Igal sammul nagu mingi täiesti metsas kuskil ka. See on kusepudel või on see mingi õli või? Ma mõtlesin, see on mingi õli vist. Lambi või mingi kahtlane kollase vedel kudel. See on lahti. Ma maitsma ei hakka. Kas lähe? See on mingi kass, ma ei tea, mis seal on. Ei ole mingi kass, ma hakkasin tal ratt. No tore. Siuke on see kirik väljaspool. Aga sinna koobaste juurde ei saa, siin on tee sisse kukkunud ja pole ära remonditud. See tee peaks minema muidu siit alt, nagu ma aru saan. Aga see on sealt väga ära varisenud. Nii et me ei hakka parem ronima sinna. Hakkame vaikselt tagasi siis astuma. Jõudsime selle silla juurde. Ints nüüd tahab oma silda näha.
5 kiltsa sai täis. Oih. See on kõrgem, kui ma arvasin. Natukene on. Ma mõtlesin, et see on täiega madal, aga tegelikult see on päris kõrgem. 20 meetrit ikka. Ja nüüd meil on umbes 3 kiltsa käia niimoodi üles mäkke. Päike paistab. Mütsi ei ole. Ja mis veel? Tarkpea ei pand päikesekreemi. Ei aja tagasi, võid maad olla või. Ja noh, muidugi ilmselt kui ma ei pand, siis ei pand ta ka. Nii et vaatame, mis meid lõpus alles on. On jah. See peaks olema viimane tõusunukk. Nüüd peaks olema veel natukene alla mäge. Ja olemegi kodus. Ja me vist tee peal otsustasime, et me ei lähe täna mitte kuhugi. Jääme siia samma. Otsime kapist mingi söögi välja, mida meil on, mida ei ole. Ja chillime. Teeme pesu väikse oma pesuga. Ja no pesu on kindlasti vaja, me oleme nii igised, mina haisen nagu tõhk. Reaalselt. Et kus sa oled? Tule mu kõrvale. Ma lihtsalt tunnen, et ma tahan nagu vett pähe saada. Ja kehasse. No varsti saad. Siit ei ole palju jäänud. Ma arvan, et tõesti 100 meetrit kõndimist. No sellest saad ikka ütlesid, et seal on 200 meetrit või 200 meetrit kõndida. Ma olen hästi positiivne kogu aeg, ma mingi iga tõusu peal. See on nüüd see viimane tõus. Siis Kärt juba pööritab jälle silmi mingi. Aga ma üritan nagu positiivsust säilitada. Ei, tegelikult mul ei ole üldse nii raske, kui ma arvasin, et mul hakkab olema. Lihtsalt see päike kitsib pähe, siis on nagu palav. Jah, seda küll, jah. Muidu ei ole nii hull, aga kuna me seekord olime jälle unprepped. Mis unprepped? Me ei saa võtta, vaata kui suur kott mul kaasa, palju asju saame kaasa võtta. Kui me tulema hakkasime, nojah, aga kui me tulema hakkasime, siis ei paistnud päikest, siis ei olnud mitte midagi, täiesti pilved olid taevas poolt nagu päikseraasu ka. Ja siis meil mingi, ei hakka asju võtma, panin pusad peale, lausa pusaga oli nagu normaalne käia alguses. Ja aga vett oli meil 3 liitrit seekord kaasas, vett meil on küllaga. Et midagi me oleme õppinud. Meil on ja sööme ka vahepeal. Jah, sööke oli ka kaasas, nüüd vahepeal istusime seal silla peal. Muutusid saarlaseks. Söime väike mekkesime kenasti, tead, kena oli mekkeda täitsana. Mis me mekkesime seal? Küpsist ja croissant. Sapsa mette medagi arodõdrok. Olgu, bussini. Veel natukene, no veel 100 meetrit. Näh, olemegi põhimõtteliselt kodus. Viimased 2 sammu põhimõtteliselt. Kärt vahepeal informeeris, et siis kui ma ütlesin viimane kord, et mingi 200 meetrit on minna, siis tegelikult oleme 600 meetrit kõndinud. No aga see on suht sama ju. Motilda de Vän. Siin on, me võib, tõstame välja selle, vaatame. Nüüd hakkame siis pesu asja tegema. Või ma olen tegelikult pesnud siin juba, aga meil siin taga ka üks veekanku, ma tõstan selle välja päikse kätte, äkki läheb natuke soemaks. Kuigi ma arvan, et see võib päris soe olla. Vaata. Tee tagant uks lahti korra. Või sa võidki lahti teha. Pestud nagu naksti. Päikse käes pole hullu. Ma näiteks mutti ka, aga ma ei saa mutta alasti. Suht ok. Kui päike peale paistab, siis on väga mõnus. Vesi on natuke me oleks võinud selle välja jätta, aga me mõtlesime, et päikest ei tule.
Jep, oleks me vee välja jätnud selle kankuga, ma pärast näitan seda setupi, mille moodi me praegu peseme. Et oleks ma selle kanku välja jätnud siia auto ette, siis see oleks praegu kindlasti mõnusalt soe olnud. Aga noh, selline värskendav ja puhtaks sai ennast ju, see ilusti šampooniga pesin ennast puhtaks. Ei ole hullu, mutt ka peseb ennast praegu ja hea mõnus. Mutil natuke jahe. Aga üli hea, et see matkaduši ost, selline elektriline, võib öelda, et oli ka väga hea otsus. Et kui me teist korda tegelikult kasutame seda ja väga ok. Et suvel varsti kaob see mõte sinna campsite'i minna ära üldse, et kui vett saad igalt poolt ja nii edasi, et siis ei olegi vaja campsi minna, saad igal pool pesta ennast ja üli ok. Vot nii. Mutt sai ka pestud. Täitsa paljas. Aga setup on siis siuke. Elektrita saab siit. Kuna see on meil ainuke koht, kus meil on need, siis ta tuleb siit, aga päris pikk juhen, päris kaugele sai. Siit sa vajad pumba sisse. Kanistrist võtab vett. Ja täitsa mõnnalt saab pesta. Ja see kanister on meil seal tagavaraks nii öelda. Nii et me isegi ei raiska oma seda tavalist vett ära, mis... Aga eelmine kord, kui ma pesin, siis ma pesin selle köögikraani omaga. Et panin sinna kanistrisse lihtsalt selle pumba sisse ja sai samamoodi pesta. Nii et tegelikult oleks võinud täna ka nii teha, aga vahet pole. Tahtsime siit uksest natuke eemale minna, et siis... Aga nüüd on pestud ka, nii et nüüd saame võtta aja maha, varsti teeme süüa ja